Lõpuks saime su kätte, kaua sa nussid siin kuradi ajusid. Väga vinge, 2 tükki. Så er det dobbelt op, det er rigtig ordentligt. Ja, det er rigtig fint. No mis te näete, ilus hommik. Olen saanud selle venna ka üles. Eile meil kalapüüki ei toimunud, kuna see vend ei olnud lihtsalt võimeline. Aga noh, tegelikult vahet ei ole, ütleme nii, et inimesed tulevadki siia puhkama. See on üks prioriteet number 1. Miks siia tullakse? Lihtsalt rahulikult nautima. Minu kiusu, minu peksmist, mis te kõik peate välja taluma. Noh, füüsilist vägivalga meil eriti palju ei ole. No võib juhtuda, et hommikul on see, et te saate paugu, makku, sihukese täie jõuga. Või ma viskan telliskivi teile vastu varvast või midagi sihukest, kui ta üles ei tõuse vabatahtlikult. Aga see sõltub kõik teist endast. Kui te ilusti vabatahtlikult üles tõusete, siis ei ole mingit füüsilist vägivalda meil siin. Vaat. Ja hommikul päris vara esimene tõus, lähme. See nüüd puhkas eile ennast korralikult välja, nii et lähme vaatame, mis meil siin hommiku poole toob. Näen, et mingid sepad on juba siin ees, püüavad. Siis lähme lesta peale, paar latti kaasa. Ma olen nüüd päris paljud kirjutanud, tahavad ka tulla püüdma siia. Päevasid minuga kaasa tiksuma. Üks pakkus kuuks ajaks. Ütles, et palju ma raha tahan. Kuuks ajaks võtsin, kuule, ma arvan, et ma hüppan üle. Kuu aega kedagi välja kannatada. Võõrast inimest. See on natukene palju. Aga ilus on, ütleb nii, et vest-süüd-vest tuul on. Siuke 3-4 meetrit sekundis. Homme on ju munade pühad juba. Ja ongi, kõik on väga hästi selles suhtes. Ei ole siin midagi. Aga selge, eks vaatame. Ma juba oleme nii kaugel kui latid sees ja mis meil elu toob. Vaat. Jämedad ja tussid on. Panen kaamera külgi, siis te näete. Ja selle trikk on see, ma ei tea, kas te Eestis kasutate, aga mina kasutan seda trikki siin. Et ma panen selle ussile ajan selle liivaussi siia otsa. Niimoodi. Ja siis panen need kummijupid. Siis on see teema, et ta ei saa seda ussi siit ära rikkuda. Sinu kätel hakkab külm. Niimoodi. Kiiresti tegema, käed lähevad kangeks. Täna öösel oli natukene nagu jahedam. Aga no praegu on ju teate ise, kui on päiksetõus, siis ongi kuradi kõige külmem aeg. Et kohe kiiresti kindad kätte. Ja latt sisse. See nüüd on natukene väiksema tinaga, teisel oli 80 tina. See on 40. Me algul paneme nii, et 2 latiga üks ees, üks taga. Ja siis on näha, kus kohast ta nagu nillima hakkab. Kas eespoolt või tagantpoolt või kus ta siin
kus ta siin tahab. Natukene mingi kotermann niimoodi. Need on mul oma tehtud rakendused. Mul raha ei ole, et poest osta. See ei lähe nii kaugele. See latt on natukene kergem, see on lõhelatt. Ja ta ots on, ta on 60 kuni 20 kuni 60. Ja siis tal on see, et ta viskab hästi, ütleme niimoodi. Aga teised on vaata kuni 100 ja 3 meetrised ja ta on väiksem natukene. Aga ta on mugav. Ütleme, kui aktiivset kalapüüki teha, siis ta on räigelt mugav. Toho. Mingi tonks käis läbi juba. Nagu te kaamera pealt olete näinud, siis tegelikult on hästi, kui ta langeb põhja ja põhjas on selge vesi, siis lest tuleb kohe uudistama. Näed, vaata. Sa pead oma otsa vaatama, mitte mind vaatama. Vaata oma otsa. Selline on, vaata, viskad talle sisse, siis pead rääkima, et vaata seda otsa on ja ma vaatan oma otsa, ise sa ei pea vaatama. Mul on siuke tunne, et siin nagu tegi tonksu, nii kui alla läks. Midagi nagu äkki sepitseb. Ma olen praegu üles seisma tahan. Prillid ära ja teha käed tasku reis. Väikse tõus, külm. Praegu pole võimeline teist. Ei saa aru midagi nagu sepitseb reis. Seal. Mingi teema on. Liivaussid, pane pärast. Ja hommikul on ikka täitsa perses, kui külm reis. No midagi ei olnud, mingi äri käib siin all. Näed. Teema on, aga noh, ma loodan, et see lest on ju selline, mis läheb ise ka otsa väga hästi, nii vaatame, mis meie päev toob siis. Ma ei tea, kuidas te näete, aga ütleme nii, et niisugune sepitsemine käib. Mingi sepitsemine käib. Ma ütlen ausalt teile, et mul on käed külmad reis. Ma küll ei viitsigi praegu kindaid käest ära võtta ja haakida. Ma lähen selle peale välja, et ma olen elus haakinud kuskil triljon, must miljon, siis kui ma ühe haakimise vahele jätan, siis ei juhtu kui mitte midagi. Näed, ilus võtt reis. Tere, see oli ilus võtt. Ma jätan nagu jumala selleks, et las sööb ise otsa. Ega siis kalapüüki ei saa, vaata, nagu ma teile öelnud olen, see ongi see vahe, et siin on nagu see kalapüük on nagu töö raistad, on ju. Et hommikul tuled välja ja hakkadki kala välja ja sisse välja kerima. Eestis teil on selles suhtes mõnus,
sa lähed lihtsalt loodusesse, naudid, on ju, ja kui päeva jooksul üks võtt on, siis ongi väga hästi. Ja kui sa sellega maha magad, on ka väga hästi, sest loodus on ilus ja kõik ongi nagu super. Aga tere, siin on viskad sisse ja kohe nokib. Ma isegi näen, et selle vennal seal nokkis. Aga noh, kuna ta oli eile staadium 0, siis ma ei hakka üldse sinna poole nagu rõhku panema. Ei, tegelikult on kõik väga hästi, selle jaoks te siia tulete. Et mehi ja naisi proovida ja kõike juua ja süüa ja ongi kõik väga hästi. Ma olen üks nendest kalagiididest, keda üldse ei koti. Mis te siin teete või kuidas te siin annate? Nii et noh, aga inimesi on, et siin kõrval on vana papi 2 latiga. Kindaid käes ei ole või siis on vana kalur. Vaatame, mis siin looma hakkab. Praegu on natuke vara, sest päike alles tõusis. Ma arvan, et peale päikse tõusu kuskil, ütleme, minu statistika ütleb, et siuke peale päikse tõusu mingi pool tundi, 40 minutit, siis on siuke 1,5 tundi on nagu lesta jaoks siuke ideaalne või siis öösel ka. Aga noh, tegelikult ütleme, et see teooria ei pea paika raisk, sest see siin muuli peal ja siin on väga palju ja ütleme õhtul pimedas tuleb vaata, röövkala tuleb siia kivide äärde, ta tuleb siia krevetti ja muslindreid ja kõik siukseid asju sööma. Sellepärast ongi hommikul nagu hästi hea ja öösel. Nad saavad ju siit turska ja saidat ja kõik. Siin mõned tulevad ja siuksed 4-meetriste latidega õhtul ja viskavad siit kuradi, ma ei tea kaugele nendega. Üks päev oli mingi eriti kõva vend rest. Ka siuke 10 000 ketas oli ja siuke, ma ei tea rest. Igavene, näed vaata, see oli ilus võtt. See oli ilus võtt. Peaks vist välja kerima korra, vaatama, mis teema on. Tunne on selline, et seal võiks äkki keegi otsas olla. Mul on ju kummijunn. Siis sussi ära söön, arvatavasti ei saa olla. Panen natukene. Kergelt lohistan teda hästi õnnalt. Näha, kas tagasilööki tuleb või? Kui sa niimoodi õrnalt tõmbad pingule ära, et sa tunnetad, et ta on põhjas kinni, vaata, või noh, põhjas. Ja siis hästi õrnalt liigutad teda ja kui tuleb tagasilöök, siis sa tead, et ta on otsas. Kui tagasilööki ei tule, siis teda otsas ei ole. Siis ta on seal ümber, nagu videodes näete, ta seal ümber sepitseb ja vahepeal tuleb ja vahepeal võtab ja nussipajusid, ütleme niimoodi. Hommikul varasid, kolmapäeva hommikul ka veel. Aga ei, mõnus risk. Kohe kaob see pull ära siit, selgineb kõik. Tuleb päike välja, on 25-35 kraadi sooja risk. On jälle mõnus soe, jõuhke päev. Plaan on selline, et täna mul on siin korteri üleandmine, teine korter antakse ära. Või tähendab, teises korteris kolib välja, naine läks Austraaliasse, siis ma pean minema selle täna üle vaatama. Ja homme tuleb uus rentnik vaatama seda. Ja siis tuleb sellele paadi juurde minna, lähme paadiga tiksuma, püüdma ja ma tegin ju kõik uueks. Täna ma võin teile siis ju ära rääkida ka ühe tähtsa loo. Ma ei tea, mis selle nimetus võiks nagu õige olla, ütleme nii. Aga te ei kujuta üldse ette.
see generaatori teema on ju. Ma ütlen teile, et mingisuguses Matrixis me elame, sellepärast, et te mäletate, kui kaua mul see generaatori jebla käis juba on ju, siin nädalaid on ju. Ja otsisin seda generaatorit ja täitsa sür, kuhu ma jõudsin sellega. Kui ma selle generaatori peale panin, mis ma siis piilteemas käisin 10 korda vahetamas ja uut välja nõudmas ja pressimas ja ähvardamas ja lõpuks sain sealt neid vahetada on ju. Ma läksin kalama, mul jäi ühest juhtmest puudu, ma tahtsin ekstra massjuhet panna ja mul jäi juhtmest puudu, ma läksin kalamaja katusele pööningule otsima juhet. Ja pange nüüd kõrvad kiiki. Ajaga lokaatorid laiali ja ma ütlen teile, mis juhtus. Läksin kalamaja pööningule ja laua peal seisab tutikas Boschi originaal generaator. Mul on täpselt selle sapi mootori jaoks. Täitsa perses. Ma ajan igalt poolt taga ja endal on kalamajas laua peal seisab tutikas Boschi mootor, mingi 30 aastat vana. Täitsa sür. Siis küsisin ühe kaluri käest, kes seal oli, et kelle kuradi generaator see seal on, et türa ma olen lihtsalt kuu aega generaatorit taga ajanud või sellest ajast saadik, kui see paat tuli sinna kuradi kalamaja ette. Siis üks kalur ütles, et ja, ma mäletan ja, vaata, nad on nii vanad, nad pole pööningul käinud mingi kuradi 15 aastat. Siis ta ütles, ja, ma mäletan ja, et kunagi jäi see sinna, jah, kellegil oli vaata siuke kalapaat, et ta ostis. Ma ütlesin, ma panen omale peale selle. Ja, pane. Ma ütlesin, palju see vend tahab või kelle oma see on. See on ammu surnud, et see on juba mingi 30 aastat seisnud see generaator seal türa. Ja pani peale ja kõik töötab. Kõik töötab ja siis ma võtsin need juhtmestiku, vahetasin ka kõik ära. Ostsin kohe, läksin lihtsalt piilteemasse, ostsin kõik need uued 1,5 millimeetrid juhtmed ja kõik ja uued juhtmestiku ja siukse hästi fancy pistiku ja kus on kõik nuppude LED-lightidega No vahet ei ole, ma olen praegu pooleli. Halloo, mis on tähtsam teile jutustada või siis kalapüük? Et ma olen rohkem siin selle venna pärast, mitte enda pärast. Ja ühesõnaga nüüd ongi peal ja nüüd tuleb see siin munade püha ajal saan selle hüdraulika pumba kätte ja võrgutõmbaja ja nööritõmbaja kätte, mis panen siis ette otsa. Seal on lüliti siuke kang kõrval, see on ülikõvar ja siis türa suvi saab põnev olevat. Nii et kui kellelgi on huvi, siis jäta ikka meelde, kui sa membershipis oled, siis on 110 euri on päev ja võid tulla siia proovima, sõitma ja tiksuma. Suvel on väga hea aeg. Opa, nüüd tõmbas küll, vaata, kus sikutab, näed või? Tere sikutab lati vette reistel. Ma proovin siis tõmmada välja korra, vaata, mis teema on veel. Ma ei viitsi küll, aga tahad öelda, et mis sa siia vahid? Tahad öelda, et sul ei ole ühtegi võttu või? Ma ei oska isegi öelda. Vist on midagi otsas. Midagi raske on. Siin mingi sitt. Türa raist. Sellepärast tuleb visata natukene kaugemale. Nüüd läks paremini. Nüüd läks ilusti kaugele. Kas ei vool on nagu õige, ütleme niimoodi.
kuskile ta ära kandunud ei olnud, nii et selles suhtes võis nagu ilusti otse see olla. Sellega lendab ikka raisk hästi. Kui natuke jõudu ka rakendada, siis läheb ikka hästi kaugele välja. Nüüd sa vaata ise, lase tal kukkuda põhja ja siis keri hästi õrnalt niimoodi. Ja kui sa näed, et ots hakkab paindu minema, siis tähendab, et ta on põhjas kinni, ta peab pingul olema. Muidu sa näed, vaata, aitab. Ja nüüd natukene tšilli veel, vaata, näed, ots läheb paindesse, näed, jah? Nii, kui ta järgi tuleb, vaata, näed, ilusti paindis ja niimoodi hoia või pane siia ääre peale ja siis ega siia magama ei tule. Siin käib kalapüük ja nüüd kui ots teeb tung, siis on kala otsas, keri välja, puhasta ära, fileeri ära, mine koju, prae ära ja ongi õhtusöök olemas. Vaata, aga selge, me vaatame siis edasi, kuidas läheb siin ja mis saama hakkab. Ma pean hoidma hakut. No üks võtt oli, ilus, korralik võtta, kätte ei saanud, aga seal vana võttis välja sai ühe lesta. Tegelikult peaks selle ka sisse panema, see on 3 meetrine ja see on jäik, see on kuni 100 grammi reis. Aga ma ei viitsi, oma kätel on külm natukene ja selle venna käest ei ole mõtet küsida abi, kuna see teab, et kala tuleb poest. See alles siin minu juures sai teada, et kala tegelikult püütakse ka. Päike on juba, hakkab udu ära minema. Nüüd on võib-olla see suur tõenäosus, et kala näeb ka raisk, kus see uss on raisk. Muidu on nii, et vaata udu sees ta ei näe ju, kus see uss on. Ega kui, ma ei tea, kas te teate või ei tea, ma ei tea, kas te olete kalurid seal või ei ole, aga kui peal on udu, siis on all ka udu. Et kala ei näe ja kuna kalal ei ole absoluutselt mingisugust lõhnataju, siis ta ei tunne ka. Tal vist on ninaaugud on olemas küll, aga need on lihtsalt selle jaoks, et vesi voolab läbi ja kõrva lõpuste vahelt lihtsalt välja tuleb ja ongi kõik, muud ei ole seal midagi. Vaat. Täna ma ei saa aru, vest tuul on. Ta nii külm saab olla, aga noh, päikese tõusuris sellepärast. Tegime siukse lükke, et nüüd kerisin sealt ta keris välja, tal oli võtt. Ja siis viskasin siia täitsa ette, sellepärast ma jälgisin seda vanemat mees, see vana mees viskab siia sama selle kalda äärde. Ja vesi on praegu hästi kõrge, siis ongi see teema, et lest võib-olla natuke lähemal. Et neid 100-200 meetriseid viskeid tuleb teha siis, kui on madal vesi, siis läheb lest natuke kaugemale. Vaata, aga ma ei saa seda kaamerat hoida, käed külmuvad otsast ära. Kusjuures +1 kraadi ainult, pole siin täitsa sürre. No ütleme niimoodi, et kalamehe lõbud ja manud. Ei, asi on selles, et praegu vist on olnud, kuna öösel oli miinus, siis kõik seisavad ja vahivad. Ja türa ma istusin siin niimoodi oma kohvi juures ja jälgisin 2 latti. Pool tundi. Mitte midagi. Siis keerasin ümber, läksin selle vennale oma telefoni näitama. Ja kui ma jõudsin täpselt siia ja näitasin talle oma telefonist, mis siin on, toimub, ja keerasin sinna, siis see esimene latt oleks peaaegu läinud vette ära, niuke võtt oli reis. Türa, ma ütlen reis. Miks alati juhtub nii, et võtt on siis, kui sa tegeled kõrvaliste asjadega, ütleme nii. Aga näed, nii ta on reis. Üks päev on pange seis või 2 pange reis. Ma ei tea, kas mõjutanud äkki on see, et öösel oli -kraad reis. Ega kalal on ka külm, ütle nii. Vaata, meie kala on natukene selles suhtes, et näed, võts välja, hakkab tulema vist. Näete või?
ongi, näed või? Võts välja. Võib-olla hakkab tulema nüüd. Et kalal on ka, vaata, meie kala ei ole harinud külmaga. Meil on enam-vähem sama lest, mis teil Eestis on, aga teie lest on harinud külmaga, sellepärast et vaat see on nagu inimene, kui ta on kogu aeg külmas, ta harjub külmaga ära ja kui ta on kogu aeg soojas, siis ta harjub soojaga ära. Ja kuna meie lest on harjunud soojaga kogu aeg, ja siis järsku ühelt maalt viskab miinuse öösel, siis võib-olla ta on külmast kange. Nüüd on vaja, et vesi, kuna vesi on soojem alati, siis kui lest on nagu põhjas nüüd ära jäetud, siis miinuskraed oli, siis ta peab kõige enam üles soojendama, et ta saaks liigutada ennast. Ja siis hakkab võtma, siis tal on kõht tühi ka. Sellepärast vaata, kui sa oled nagu ära külmunud, siis sa ju ei saa liigutada ennast. Sa ei saa mitte midagi teha, sa oled lihtsalt üks kuubik ja ongi korras. Ja nüüd sa pead lihtsalt üles soojenema ja sulama. Ja kui sa oled üles soojenenud, näiteks seal võib-olla mingi 6 tundi ühes asendis olnud, siis võib-olla läheb 15 mintsa veel, kui sa päris liigutama saad hakata ja siis on selge see, et kõht on tühi ja hakkab tulema. No näha on, et mõned on juba üles sulanud. Vaat, aga jätkame juba siis, kui midagi actionit on. Kaugelt tuleb. Lest. Ilus poisiuss. Lõpuks saime su kätte, kaua sa nussid siin kuradi ajustades. Nii on lood. Siimbol sood. Vahe tagasi sisse ja ma viskan ta uuesti sisse ja no lõpuks hakkas see ka ennast liigutama. Mine täitsa siia ääre poole ja proovi ta üles tõsta siit, vaata selle koha pealt sealt. Ongi ilus lest otsas, et ta siia vahele kinni sul ei jää, vaat seal on madalam koht. 2 tükki veel. Kiiresti. Jäigi kinni, nüüd on perses. Nüüd sa pead rahulikult sinna alla minema, selle lahti tegema. Vaata, et see ei libise, seal on libe. 2 tükki on otsas, ära sa ütle. Ta võtab siin 2 haaval lihtsalt. Goddag. Hvad så? Har du fanget noget? Et par enkelte skrubber, og så okay. Det har du også, kan jeg se. Ja, det er ikke mig, men... Nej, jeg var lige ude på at se, når jeg kom i siden, men det fik jeg ikke noget ud. Jeg har ikke rigtig noget at se. Ja. Ja, väga vinge. 2 tykki. Så er det dobbelt op der, det er rigtig dårligt. Ja, det er rigtig fint. No väga hea, hakkab siis ka ühelt maalt asja saama. Ja, super. Ma püüan edasi. Iga kord võtab siis, kui iga kord jääb siis otsa, kui midagi muud. Ilus, korralik poiss reis. Väga okei. Aanepets. No ongi õhtul, mis me siin olime, mõned tunnid ja 5 lesta.
aga mina nagu kaugemalt saan, siin teised vahivad täiesti niisama, meie saame, ütleme nii, et me viskame kaugele. Aga need, kes siit kalda äärest nopivad, ega ei ole suurt näha olnud, et keegi oleks midagi võtnud. Me ikka nopisime 6 tükki välja, nii et kerime ära ja lähme, meil on vaja korter üle anda täna. Mitte korter üle anda, vaid üks kolis korterist välja. See on vaja üle vaadata ja homme tuleb üks teine, kes tahab seda korterit välja rentida, nii et lähme sinna ja õhtul tuleme uuesti püüdma ja ütleme nii, et omavahel öeldes mulle nii meeldib siin muuli peal püüda. Et siin just see sadama elu ja melu ja ütleme, see on nagu nii vinge reis. Hästi vinge on siin. Et mul on nagu südamest hea meel, et siuke kuradi platvorm siin on, kus sa saad püüda, aga palju inimesi on ka, ütleme. Olge tublid! Ja eks te näete juba, kuidas meie seiklused edasi lähevad.